45. kiri kohaliku süsteemi haldamine. Satania halduskeskus koosneb arhitektuursete sfääride parvest, mida on arvult 57. Jerusem ise 7 suuremat satelliiti ja 49 allsatelliiti. Süsteemi keskusmaailm Jerusem on peaaegu 100 korda Urantiast suurem, kuigi selle gravitatsioon on veidi väiksem. Jerusemi suuremateks satelliitideks on 7 üleminekumaailma, millest igaüks on umbes 10 korda Urantiast suurem ning nende üleminekusfääride 7 allsatelliiti on ligikaudu Urantia suurused. 7 eluaseme ilma on esimese üleminekumaailma 7 allsatelliiti. Kogu selle 57 arhitektuursest maailmast koosneva süsteemi autonoomset varustatust valguse, soojuse, vee ja energiaga koordineerivad Satania võimsuskeskus ja füüsilised meisterjuhtijad vastavalt nende spetsiaalselt loodud sfääride füüsiliseks korrastamiseks ja korraldamiseks kehtestatud viisile. Kohalikud spornaagiad hoolitsevad nende eest füüsiliselt ja hooldavad neid igati ka muul viisil. 1. Üleminekukultuuri maailmad. 7 ümber Jerusemi tiirlevat suuremat maailma nimetatakse üldiselt üleminekukultuuri sfäärideks. Nende valitsejad määratakse aeg-ajalt Jerusemi kõrgeima täidesaatva nõukogu poolt. Need sfäärid kannavad järgmisi numbreid ja nimetusi. Number 1. Lõpetanute maailm. See on lõpetanute korpuse keskus kohalikus süsteemis ning seda ümbritsevad vastuvõtumaailmad, 7 eluaseme maailma, mis on täielikult pühendunud surelike tõusukavale. Lõpetanute maailma pääsevad kõigi 7 eluaseme ilma elanikud. Transpordiseeravid kannavad tõusuisiksusi edasi-tagasi neil palverännakutel, mis peavad tugevdama nende usku ülemineku surelike lõplikku saatusesse. Kuigi lõpetanud ja nende ehitised ei ole Morontia nägemisele tavaliselt tajutavad, tekitab teis enam kui põnevust, kui energiamuundajad ja Morontia võimsuse juhendajad võimaldavad teil aeg-ajalt heita pilku neile kõrgetele vaimisiksustele, kes on paradiisi tõusuga tegelikult lõpule jõudnud ja tagasi pöördunud just neisse maailmadesse, kus teie seda pikka teekonda alustate. Nagu tagatiseks sellele, et te võite ja saate selle tohutu ettevõtmise lõpule viia. Kõik eluaseme ilmades viibijad käivad vähemalt kord aastas lõpetanute sfääril, et neil assambleedel lõpetanuid näha. Number 2. Morontia maailm. See planeet on Morontia elu juhendajate keskus ning seda ümbritsevad 7 sfääri, kus Morontia ülemad koolitavad oma kaaslasi ja abilisi, nii Morontia olendeid kui ka tõususurelikke. Läbides 7 eluaseme ilma liigute te ka läbi nende kultuuriliste ja sotsiaalsete sfääride, puutudes üha enam kokku Morontia maailmadega. Liikudes esimesest eluaseme ilmast teise, omandate õiguse külastada ülemineku maailmade teist keskust, Morontia maailma ja nii edasi. Kui olete mõnel neist 6 kultuurilisest sfäärist, võidakse teid kutsuda külastama ja vaatlema mõnda 7 seda ümbritsevast maailmast, kus toimub vastav rühmategevus. Number 3. Inglimaailm. See on kõigi süsteemis tegutsevate seeravivägede keskus, mida ümbritsevad 7 inglite koolitus- ja õppemaailma. Need on seeravite sotsiaalsfäärid. Number 4. Kõrgemate inglite maailm. See sfäär on kirgaste õhtutähtede ja tohutu hulga nendega kooskõlastatud ning peaaegu kooskõlastatud olendite kodu Satanias. Selle maailma 7 satelliiti on määratud nende nimeta taevaolendite 7 põhirühmale. Number 5. Poegade maailm. See planeet on kõigist klassidest jumalike poegade, kaasa arvatud loodud olendite kolmsustatud poegade keskus. 7 seda ümbritsevat maailma on määratud nende jumalike olenditega suguluses olevate poegade üksikrühmadele. Number 6. Vaimumaailm. See sfäär on lõpmatu vaimu kõrgete isiksuste kohtumispaik süsteemis. 7 seda ümbritsevat satelliiti on määratud nende mitmesuguste klasside üksikrühmadele, aga vaim ei ole 6. ülemineku maailmas esindatud ning tema kohalolekut ei täheldata ka süsteemi keskusmaailmades. Salvingtoni jumalik hoolekandja on kõikjal Nebadonis.
Number 7. Isamaailm. See on süsteemi vaikne sfäär. Sellel ei asu ühtki olendite rühma. Kesksel kohal on suur valguse tempel, kuid selle sees ei ole võimalik kedagi eristada. Kõik süsteemi maailmade olendid on palveldajatena teretulnud. Isamaailma ümbritsevat 7 satelliiti kasutatakse eri süsteemides erinevalt. Sataanias kasutatakse neid praegu Lutsiferi mässust osa võtnute interneerimissfääridena. Tähtkuju keskusmaailmal Edential analoogilisi vanglamaailmu ei ole. Need vähesed seeravid ja keerubid, kes Sataania mässust osavõtjate poole üle läksid, on sellest ajast saadik olnud neis Jerusemi isoleeritud maailmades vangistuses. 7. eluaseme ilmas viibides pääsete 7. ülemineku maailma. Kõik see isasfäärile ning teil on lubatud külastada ka seda planeeti ümbritsevaid Sataania vanglamaailmu, kus hoitakse praegu vangis Lutsiferi ja enamikku neist isiksustest, kes tema mässus Miikali vastu kaasa läksid. Seda kurba vaatepilti on olnud võimalik jälgida möödunud ajastutel ning see on edaspidigi tõsine hoiatus kogu Nebadonile, kuni päevilt vanad mõistavad kohut Lutsiferi ja tema langenud kaaslaste patu üle, kes lükkasid tagasi nende universumi isa Miikali pakutud päästmise. 2. Süsteemi suverään. Asustatud maailmade kohaliku süsteemi tegevjuht on esmane Lanonandek poeg, süsteemi suverään. Meie kohalikus universumis usaldatakse neile suveräänidele suuri juhtimisülesandeid, ebatavalisi isiklikke eesõigusi. Kõik universumid, isegi mitte Ormontonis, pole korraldatud selliselt, et süsteemi suveräänidel oleksid nii ebatavaliselt laialdased volitused toimida süsteemi asjade suunamisel oma äranägemise järgi. Kuid need kammitsemata juhid on ilmutanud ebalojaalsust vaid 3 korral kogu Nebadoni ajaloo jooksul. Lutsiferi mäss Sataania süsteemis oli neist kõige viimane ja kõige ulatuslikum. Sataanias ei ole isegi pärast seda hukatuslikku vastuhakku mingeid muudatusi tehtud süsteemi haldamisviisides. Praegusel süsteemi suveräänil on kogu võim ja volitused, mis olid usaldatud ka tema vääritule eelkäijale, välja arvatud teatavad küsimused, mida juhendavad nüüd tähtkujude isad ja mida päevilt vanad ei ole veel Lutsiferi järglasele Lanaforgile täielikult tagasi andnud. Praegune Sataania juht on lahke ja suurepärane valitseja, mässu ajal läbi proovitud suverään. Süsteemi suverääni abilisena teenides jäi Lanaforge Nebadoni universumi ja eelmise mässu ajal ustavaks Miikaelile. See vägev ja oivaline Sataania isand on proovile pandud ja läbi testitud haldur. Süsteemi teise mässu ajal Nebadonis, kui süsteemi suverään komistas ja pimedusse langes, haaras Lanaforge kui eksinud juhi esimene abiline valitsusohjad enda kätte ning juhtis süsteemi asju niimoodi, et selle õnnetu süsteemi keskusmaailmades ja asustatud planeetidel läks kaotsi suhteliselt vähe isiksusi. Lanaforgil on au olla ainus esmane Lanonandek poeg kogu Nebadonis, kes on Miikali teenistuses nii ustavalt teeninud, kuigi tema kõrgema võimu ja seisusega vend eksis. Lanaforge jääb Jerusemi ilmselt seniks, kuni kõik endise rumaluse tagajärjed on ületatud ja mässujäljed Sataaniast kaotatud. Ehkki Sataania isoleeritud maailmade kõiki asju ei ole veel Lanaforgi jurisdiktsiooni alla tagasi toodud, ilmutab ta nende heaolu vastu suurt huvi ning külastab Urantiat sageli. Nagu ka teistes normaalsetes süsteemides juhib suverään süsteemi maailma valitsejate nõukogu, kuhu kuuluvad planeedivürstid ja isoleeritud maailmade koha peal asuvad kindralkubernerid. See planeedinõukogu koguneb aeg-ajalt süsteemi keskusesse, kui Jumala pojad tulevad kokku. Kord nädalas Jerusemi iga 10 päeva järel peab suverään kinnise koosoleku mõne rühmaga mitmesugustest keskusmaailmas elavatest isiksuse klassidest. Need on võluvad mitteametlikud tunnid, mis Jerusemil veedetakse ja need jäävad alatiseks meelde. Jerusemil valitseb kõigi olendi klasside vahel ja kõigi nende rühmade ning süsteemi suverääni vahel ülim vendlus. Need ainulaadsed kokkusaamised toimuvad Klaasmerel, süsteemi keskusmaailma suurel kogunemisväljal. Need on puht sotsiaalsed
ja vaimsed koosolekud. Kunagi ei arutata midagi, mis puudutaks planeedi haldamist või isegi tõusuplaani. Tõususurelikud kohtuvad neil kordadel vaid selleks, et mõnusalt aega veeta ja teiste Jeruusalemmi elanikega kokku saada. Need rühmad, keda suverään pole neile iganädalastele puhkeüritustele kutsunud, kohtuvad oma keskuses. 3. Süsteemi valitsus. Kohaliku süsteemi tegevjuhti, süsteemi suverääni abistavad alati 2-3 Lanonandek poega, kes on tema esimene ja teine abi. Kuid praegu haldab Satania süsteemi 7 Lanonandekist koosnev rühm. Esimene, süsteemi suverään, Lanaforge, numbriga 2709, esmasest astmest ja ususalgajast Lutsiferi järglane. Teine, suverääni esimene abi, Mansurotia, 3. astme Lanonandek, numbriga 17841. Ta saadeti Sataniale koos Lanaforgiga. 3. suverääni teine abi, Sadib, 3. astmest numbriga 271 402. Sadib saabus samuti Sataniale koos Lanaforgiga. 4. süsteemi hooldaja, Holdant, 3. astme korpusest numbriga 19. Kõigi surelikust eksistentsist kõrgemate interneeritud vaimude hoidja ja valvur. Holdant tuli samuti Sataniale koos Lanaforgiga. 5. süsteemi kroonik, Vilton, Satania Lanonandekite poolse hoolekande sekretär, numbriga 374, 3. astmest. Vilton kuulus Lanaforgi esialgsesse rühma. 6. annetumise suunaja, Fortant, 2. astme Lanonandekite reservis numbriga 319 847 ja kõigi Jeruusalemile üle toodud universumi tegevuste ajutine suunaja alates Miikali annetumisest Urantial. Fortant kinnitati Lanaforgi kaaskonda Urantia aja 1900 aastaks. 7. kõrge nõunik, Hanavard, 1. astme Lanonandek poeg number 67 ja universumi nõunike ning koordinaatorite kõrge korpuse liige. Ta tegutseb Satania täidesaatva nõukogu tegev esimehena. Hanavard on sellest klassist 12, kes Jeruusalemil pärast Lutsiferi mässu seda teenistust peab. See 7 Lanonandekist koosnev tegevrühm on laiendatud valitsus, kes tegutseb Lutsiferi mässust tingitud eriolukordades. Jeruusalemil on vaid alama astme kohtud, sest süsteem on haldusüksus, mitte kohtumõistmisüksus. Kuid Lanonandeki valitsust toetab Jeruusalemmi täidesaatev nõukogu, Satania kõrgeim nõuandev kogu. See nõukogu koosneb 12 liikmest. 1. Hanavard, Lanonandekist esimees. 2. Lanaforge, süsteemi suverään. 3. Mansurotia, suverääni esimene abi. 4. Satania Melkisedekite juht. 5. Satania elukandjate tegevjuht. 6. Satania lõpetanute juht. 7. Satania algne Aadam, aineliste poegade juht ja juhendaja. 8. Satania seeravi hulkade suunaja. 9. Satania füüsiliste juhtijate ülem. 10. süsteemi Morontia võimsuse juhendajate suunaja. 11. süsteemi kesktee olendite tegevsuunaja. 12. tõususurelike korpuse tegevjuht. See nõukogu valib regulaarselt 3 liiget esindama kohalikku süsteemi kõrgemas nõukogus universumi keskuses, kuid mässu tõttu tekkis selles esindamises vaheaeg. Satanial on praegu kohaliku universumi keskuses vaatleja, ent alates Miikali annetumisest on süsteem hakanud taas valima 10 liiget Edentia seadusandliku kogusse. 4. 420 nõuandjat. Inglite elupaikadeks oleva 7 ringi keskel Jeruusalemil asub Urantia nõuandev kogu, 420 nõuandjat. Ilmutaja Johannes nimetas neid 4 ja 20 vanemaks ja aujärje ümber oli 4 ja 20 aujärge
ja aujärgedel ma nägin istuvat 4 ja 20 vanemat, riietatud valgeisse rüüdesse. Selle rühma keskel oli eesistujast peaingli kohtumõistmise aujärg, ülestõusmisloenduse aujärg, millelt jagatakse halastust ja õiglust kogu Sataaniale. See kohtumõistmise aujärg on asunud alati Jeruusalemil, kuid 24 seda ümbritsevat aujärge seati paika alles 1900 aastat tagasi, varsti pärast Kristus Miikaeli tõstmist Nebadoni täieõiguslikuks suverääniks. Need 4 ja 20 nõuandjat on tema isiklikud esindajad Jeruusalemil ja neil on volitused esindada meisterpoega kõigis Sataania loendust puudutavates küsimustes ja süsteemi isoleeritud maailmades surelike tõusukava paljudes teistes küsimustes. Nad on määratud täitma Gabrieli erisoove ja Miikaeli erakordseid korraldusi. Need 24 nõuandjat on värvatud Urantia 8 rassi hulgast ja viimased sellest rühmast koguti kokku Miikaeli ülestõusmisloenduse ajal 1900 aastat tagasi. See Urantia nõuandev kogu koosneb järgmistest liikmetest. Esiteks Onagar, planeedivürsti eelse ajastu meistermeel, kes suunas oma kaaslasi elava hinguse andja palveldamisel. Teiseks Mansant, planeedivürsti järgse ajastu suur õpetaja Urantial, kes juhtis oma kaaslased sügavalt austama suurt valgust. Kolmandaks Onamona Lonton, punase inimese juht kaugetel aegadel, kes suunas selle rassi paljude jumalate kummardamiselt suure vaimu austamisele. Neljas Orlandov, siniste inimeste vürst ja nende juht ülima juhi jumalikkuse äratundmisel. Viies Borsunta, välja surnud oranži rassi oraakel ja selle rahva juht suure õpetaja palveldamisel. Kuues Singlangton, esimene kollane inimene, kes õpetas ja juhtis oma rahvast palveldama üht tõde paljude asemel. Kollane inimene teadis juba 1000 aastaid tagasi, et on olemas üksainus Jumal. 7. Fantad, roheliste inimeste päästja pimedusest ja nende juht, ainsa eluallika palveldamisel. 8. Orvonon, indigorasside valgustaja ja nende juht jumalate jumala kunagisel teenimisel. 9. Aadam, Urantia planeedi kunagi rikutud mainega, kuid oma hea nime taastanud isa, Jumala aineline poeg, kes alandati sureliku sarnaseks, kuid kes jäi ellu ning tõsteti hiljem Miikaeli korraldusega sellesse seisusesse. 10. Eeva, Urantia violetse rassi ema, kes kandis koos oma elukaaslasega üleastumise eest karistust ja kelle hea nimi taastati koos temaga ning kes saadeti teenima selle surelike ellujääjate rühma juurde. 11. Eenok, esimene Urantia surelik, kes oma sureliku eluajal mõttekohandajaga ühte sulas. 12. Mooses, kes kadunud violetsest rassist järele jäänud orjusest vabastas ja algatas kõikse isa palveldamise taaselustamise Iisraeli Jumala nime all. 13. Eelia, säravate vaimsete saavutustega üles viidud hing ainelise poja järgsel ajastul. 14. Makiaventa Melkisedek, ainus sellest klassist poeg, kes annetas end Urantia rassidele. Kuigi ta kuulub endiselt Melkisedekite hulka, on temast saanud igaveseks kõige kõrgemate hoolekandja. Ta on asunud igaveseks teenima sureliku tõusu teelisena, sest oli teeninud Urantial Abrahami päevil Saalemis lihalikul kujul. See Melkisedek on kuulutatud hiljuti planeedivürsti asemikuks Urantial keskusega Jeruusalemil ja volitustega tegutseda Miikaeli nimel, kes on tegelikult selle maailma planeedivürst, kus ta koges oma viimast annetumist inimese kujul. Urantiat juhendavad aga sellegipoolest järjestikused kohalikud kindralkuvernerid 4 ja 20 nõuandja hulgast. 15. Ristja Johannes, Miikaeli missiooni eelkäija Urantial ja lihalikult inimese poja kauge nõbu. 16. Esimene 123 Kalikastia reetmise ajal Gabrieli teenistuses olnud ja ustavaks jäänud keskteeolendite juht,
kelle Miikael tõstis sellesse seisusesse varsti pärast enda saamist tingimusteta suverääniks. Need välja valitud isiksused on praegu Gabrieli palvel mõneks ajaks tõususüsteemist vabastatud ja me ei tea, kui kaua nad võivad sellist teenistust pidada. 17., 18., 19. ja 20. koht ei ole püsivalt täidetud. Neid täidetakse ajutiselt 16 alalise liikme ühehäälsel nõusolekul ning need hoitakse vabad, et sinna määrata hiljem tõususurelike praegusest poja annetumise järgsest ajastust Urantial. Ka 21., 22., 23. ja 24. koht täidetakse ajutiselt, sest neid hoitakse varuks teiste ja praegusele ajastule kahtlemata järgnevate ajastute suurtele õpetajatele. Urantial on oodata kohtumõistjate poegade ja õpetajate poegade ajajärke ning valguse ja elu ajastuid, olenemata jumalike poegade ootamatutest külastustest, mis võivad toimuda või ka jääda toimumata. 5. Ainelised pojad. Taevase elu suurtel jaotustel, sealhulgas jumalike poegade mitmesugustel klassidel, kõrgetel vaimudel, kõrgematel inglitel ja keskteelistel on Jeruusalemil keskused ja tohutud varud. Selle imelise sektori keskne paik on aineliste poegade peatempel. Aadamate valdused on kõigi uute Jeruusalemile saabujate keskne meelispaik. See on tohutu suur ala, mis koosneb 1000 keskusest, ehkki iga aineliste poegade ja tütarde pere elab omaenda valduses, kuni selle liikmed lahkuvad teenistusse arenevates kosmosemaailmades või alustavad paradiisitõusu elujärku. Need ainelised pojad on kõrgemat liiki suguliselt paljunevad olendid, keda võib leida arenevate universumite koolitussfääridel. Ja nad on tõeliselt ainelised. Planeedi Aadamad ja Eevad on isegi asustatud maailmade surelikele rassidele selgesti nähtavad. Need ainelised pojad on viimane füüsiline lüli isiksuste ahelas, mis kulgeb kõrgest jumalikkusest ja täiuslikkusest alla kuni inimlikkuse ja ainelise eksistentsini. Need pojad kujutavad endast asustatud maailmade jaoks vastastikku kontakteerumisvõimelisi vahendajaid nähtamatu planeedivürsti ja maailmade aineliste olendite vahel. Viimasel iga 1000 aasta järel toimuval registreerimisel Salvingtonis oli Nebadonis arvel 161 432 840 ainelist poega ja tütart, kellel oli kohalike süsteemide keskusmaailmade kodaniku staatus. Eri süsteemides on aineliste poegade arv erinev ja nende arv suureneb pidevalt loomuliku paljunemise teel. Paljunemisvõime rakendamisel ei juhindu nad ainult ühinevate isiksuste isiklikest soovidest, vaid ka kõrgemate valitsusorganite ja nõuandvate kogude tahtest. Need ainelised pojad ja tütred on Jeruusalemmi ja sellega seotud maailmade alalised elanikud. Nad elavad Jeruusalemil tohutu suurtes valdustes ja osalevad üsnagi palju keskusmaailma sfääri kohalikus juhtimises, korraldades kesk- ja tõusuteeliste abiga praktiliselt kõiki rutiinseid asju. Jeruusalemil lubatakse neil paljunevatel poegadel katsetada Melkisedekite eeskujul oma valitsuse ideaalidega ja nad saavutavad väga kõrget tüüpi ühiskonnakorra. Kõrgematele pojaseisusklassidele jääb selles piirkonnas vetoõigus, kuid Jeruusalemmi adamiidid valitsevad end peaaegu igas vallas üldise hääleõiguse ja esindusvalitsuse teel. Nad loodavad saavutada kunagi praktiliselt täieliku autonoomia. Aineliste poegade teenistuse iseloom on suures osas määratud nende vanusega, et neil pole õigust astuda Salvingtoni Melkisedeki ülikooli, sest nad on ainelised ja oma tegevusest tavaliselt piiratud teatavate planeetidega, peavad Melkisedekid siiski iga süsteemi keskuses aineliste poegade nooremate põlvkondade õpetamiseks tugevat õpetajaskonda. Nooremate aineliste poegade ja tütarde arendamiseks ette nähtud haridus- ja vaimse koolituse süsteemid on oma mastaapide, meetodite ja praktilisuse poolest täiuslikkuse tippsaavutus. 6. Tõusuteeliste aadamlik koolitamine. Ainelised pojad ja tütred koos oma lastega pakuvad kütkestavat vaatepilti, mis äratab alati kõigis tõususurelikes uudishimu ja põnevust. Nad sarnanevad nii väga teie endi aineliste sooliste rassidega, et te leiate palju ühist
mis huvitab mõlemat poolt ja seob te mõtteid ning tegevust vennalike kokkupuudete ajal. Surelikud ellujääjad veedavad suure osa oma puhkeajast süsteemi keskusmaailmas nende kõrgemate poolfüüsiliste sooliste loodud olendite elu ja harjumusi ning käitumist vaadeldes ja uurides, sest need Jeruusalemmi kodanikud on surelike ellujääjate otsesed patroonid ja mentorid, alates nende saamisest keskusmaailma kodanikeks kuni nende lahkumiseni Edentiale. 7. eluaseme ilmas antakse tõususurelikele ohtralt võimalusi kompenseerida kõiki oma kogemuste puudujääke, mis tekkisid nende päritolumaailmades, kas siis pärilikkuse, keskkonna või lihaliku elujärgu õnnetu enneaegse lõppemise tõttu. See kehtib igas mõttes, välja arvatud surelike suguelu ja sellega seotu. Tuhanded surelikud pole eluaseme ilmadesse jõudes oma kodusfääride üsna keskpärastest sugudevahelistest suhetest eriti õppinud. Eluaseme ilmade kogemus võib nende väga isiklike puudujääkide kompenseerimiseks anda vähe võimalusi. Sugulised kogemused füüsilises mõttes on nende tõusuteeliste jaoks mööda läinud võimalus, kuid lähedased suhted aineliste poegade ja tütardega nii individuaalselt kui ka nende pereliikmetena võimaldavad neil seksuaalsete puudujääkidega surelikel kompenseerida oma puuduste sotsiaalseid, intellektuaalseid, emotsionaalseid ja vaimseid aspekte. Seega saavad kõik need inimolendid, kes asjaolude või väärotsuste tagajärjel on arengumaailmades neile kasulike seksuaalsuhete hüvedest ilma jäänud, siin süsteemide keskusmaailmades kõik võimalused, et omandada neid tähtsaid surelikke kogemusi lähedases ja armastavas ühenduses taevaste aadamlike sooliste loodud olenditega, süsteemide keskusmaailmade alaliste elanikega. Ükski ellujääv surelik, keskteeline ega seerav ei saa tõusta paradiisi, jõuda isani ja saada vastu võetud lõplikuse korpusesse, ilma et ta oleks läbinud seda ülevat kogemust, mida annab maailmade areneva lapsevanema seisund või mõni muu analoogiline ja sellega võrdne olukord. Lapse ja vanema suhe seostub lahutamatult ettekujutusega kõiksest isast ja tema universumi lastest. Seetõttu on see kogemus kõigi tõusuteeliste kogemusliku koolituse vältimatu osa. Tõusu keskteelised ja arenevad seeravid peavad läbima selle vanema kogemuse süsteemi keskuses koos aineliste poegade ja tütardega. Nii saavad need mittepaljunevad tõusuteelised vanema kogemused Jeruusalemmi Aadamate ja Eevade abistamisega, kui nad kasvatavad ja koolitavad nende järeltulijaid. Kõik surelikud ellujääjad, kes pole vanema seisust kogenud arengumaailmades, peavad saama ka selle vajaliku koolituse Jeruusalemmi aineliste poegade kodudes elades ja nende suurepäraste isade ja emade abistamisel kaasvanematena. Erandiks on vaid need surelikud, kellel õnnestub oma puudujääke kompenseerida süsteemi hooldusvalve lastetoas, mis asub Jeruusalemmi esimeses ülemineku kultuurimaailmas. Seda Sataania hooldusvalve lastetuba peavad teatavad Morontia isiksused lõpetanute maailmas, kus sellele lapsekasvatustööle on pühendatud pool planeedist. Siin võetakse vastu ja taas koondatakse isiksusteks teatavaid ellujäävate surelikke lapsi, näiteks järeltulijaid, kes on arengumaailmades hukkunud enne vaimse staatuse omandamist indiviididena. Kas või ühe tema sünnipärase vanema ülestõusmine kindlustab sellele maailmade surelikule lapsele taas isikustumise süsteemi lõpetanute planeedil, kus talle antakse valida, kas ta soovib oma vanema surelikku tõusuteed käia. Lapsed ilmuvad siia samasugustena kui oma sünnimaailmas, kui soolised erinevused välja arvata. Pärast elukogemust asustatud maailmades sureliku tüüpi paljunemist enam ei toimu. Eluaseme ilma õpilased, kellel on lõpetanute maailma hooldusvalve lastetoas üks või mitu last ja kes on vanemate kogemusest ilma jäänud, võivad taotleda Melkisedekilt luba katkestada ajutiseks oma tõusutee kohustuste täitmine eluaseme ilmades ja saada üle viidud lõpetanute maailma, kus neile antakse võimalus olla oma ja teiste laste kaasvanemad.
seda vanemliku hoolekande teenistust võidakse hiljem lugeda Jeruusalemil võrdväärseks poolega nende tõusuteeliste kohustuslikust koolitusest aineliste poegade ja tütarde peredes. Hooldusvalve lastetuba ise on 1000 aineliste poegade ja tütarde paari järelevalve all, kes on vabatahtlikult oma klassi Jeruusalemmi kolooniast. Nende otsesteks abilisteks on ligikaudu sama palju vabatahtlikke mitsoniitidest vanemate rühmi, kes peatuvad siin selleks teenistuseks oma teel Sataania mitsoniitide maailmast, oma ilmutamata saatusele Salvingtoni lõpetanutes sfääridel neile varutud spetsiaalsetes maailmades. 7. Melkisedekite koolid. Melkisedekid suunavad seda suurt õpetajate korpust, mis koosneb osaliselt vaimsustatud tahteolenditest ja teistest olenditest, kes nii hästi tegutsevad Jeruusalemil ja sellega seotud maailmades, kuid eriti 7. eluaseme ilmas. Need planeedid on peatuspaigad, kus need surelikud, kellel ei õnnestu oma sisimas elava kohandajaga lihaliku eluajal ühte sulada, ennistatakse ajutisel kujul, et neid saaks edasi abistada ning et neil püsiks võimalus jätkata oma püüdlusi vaimsete saavutuste poole. Neid pingutusi, mis surm enneaegselt katkestas. Või kui selle hinge saavutused ei teostunud mingil muul põhjusel, pärilik puue, ebasoodne keskkond või asjaolude kokkulangemine, ükskõik mis see ka ei oleks, leiavad kõik sihikindlad ja vaimult väärilised end iseendana jätkamisplaneetidel, kus nad peavad õppima selgeks igavese elujärgu põhitõed, omandama jooned, mida nad ei saanud omandada või ei omandanud oma lihaliku elu ajal. Kirkad õhtutähed ja nendega kooskõlastatud nimeta olendid teenivad sageli õpetajatena universumi mitmesugustes haridusasutustes, sealhulgas ka neis, mille patrooniks on Melkisedekid. Koostööd teevad ka kolmsuse õpetajad pojad ning nemad annavad neile astmeliselt jätkuvatele koolidele paradiisi täiuse lihvi, kuid kõik need tegevused ei ole pühendatud ainult tõususurelike edenemisele. Paljud tegelevad samavõrra ka Nebadoni kohalike vaimisiksuste astmeliselt jätkuva koolitamisega. Melkisedek poegadel on Jeruusalemil üle 30 eri hariduskeskuse. Need koolid algavad enesehindamiskolledžist ja lõpevad Jeruusalemmi kodakondsuskoolidega, kus ainelised pojad ja tütred teevad koos Melkisedekite ja teistega ülimaid pingutusi, et surelikke ellujääjaid ette valmistada esindusvalitsuse kõrgete ülesannete vastuvõtmiseks. Kogu universumi korraldus ja haldamine põhineb esindamisel. Esindusvalitsus on mittetäiuslike olendite seas jumalik omavalitsuse ideaal. Universumi aja iga 100 aasta järel valib iga süsteem tähtkuju seadusandliku kogusse 10 esindajat. Need valib välja Jeruusalemmi 1000-liikmeline nõukogu, valimiskogu, mille ülesandeks on esindada süsteemi rühmi kõigis selletaolistes delegeeritud või määramisküsimustes. Kõik esindajad ja muud delegaadid valitakse 1000 valijast koosneva nõukogu poolt ning nii valitavad kui ka selle 1000 valijast koosneva rühma liikmed peavad olema lõpetanud Melkisedeki halduskolledži kõrgeima kooli. Seda kooli edendavad Melkisedekid, keda abistavad viimasel ajal ka lõpetanud. Jeruusalemil on palju valimiskogusid ja neile annavad aeg-ajalt toimuva hääletamise tulemusena volitused 3 kodakondsete klassi, ainelised pojad ja tütred, seeravid ja nende kaaslased, sealhulgas kesktee olendid ning tõususurelikud. Esindamisau võib osaks saada kandidaadile, kes on saanud vastava tunnustuse Melkisedeki halduskoolidelt. Neil 3 kodakondsusrühmal on universaalne hääleõigus, kuid hääletamine toimub erinevalt, olenevalt sellest, milline on mota, morontia tarkuse, tunnustatud ja korrakohane registreeritud isikliku omamise määr. Jeruusalemmi valimistel võib iga isiksuse poolt antava hääle väärtus ulatuda 1 kuni 1000-ni. Jeruusalemmi kodanikud jagunevad vastavalt nende poolt omandatud motale. Jeruusalemmi kodanikud registreerivad end Melkisedekitest eksamineerijate juures, kes teevad kindlaks, kui palju nad on moronti ja tarkust omandanud.
Siis astuvad nad kirgaste õhtutähtede või nende poolt määratud olendite eksamikomisjoni ette, mis määrab kindlaks vaimse taibu astme. Seejärel astuvad nad 4 ja 20 nõuniku ning nende kaaslaste ette, kes määravad kindlaks nende sotsialiseerumiskogemuse saavutamise astme. Need 3 tegurit esitatakse seejärel esindava valitsuse kodakondsuse registreerijatele, kes arvutavad kiiresti MOTA staatuse ja sellele vastava hääleõiguse. Ainelised pojad võtavad Melkisedekite juhendamisel tõususurelikud enda hoolde, eriti need, kelle isiksuse ühinemine uutel Morontia tasanditel on viibinud ja annavad neile intensiivse koolituse, et neid puudujääke korrigeerida. Tõususurelikud lahkuvad süsteemi keskusest ulatuslikumat ja mitmekesisemat sotsialiseerumist taotlevaks elujärguks tähtkujus alles siis, kui ainelised pojad kinnitavad nende MOTA isiksuse saavutamist, individuaalsust, milles lõpule viidud surelik eksistents ja algav Morontia elujärg on kogemuslikult ühinenud, kusjuures need 2 liituvad mõttekohandaja poolse vaimse juhtimise all. Esitanud 1 ajutiselt Urantiale määratud Melkisedek.